Ma arvan, et see annaks kindlasti ka nagu laiema signaali või sõnumi, et see näitaks seda, et ikkagi Eesti siis ühiskonda ja Eesti kodanikke esindav selline esinduskogu, et selle enamus on jõudnud järeldusele, et ikkagi, et ka loomadel peavad olema tagatud teatud õigused ja et need õigused väärivad seda, et neid kaitstaks riiklikult. Et miks pärast nii kirglikult võideldakse näiteks kooseluseaduse vastu, aga loomulikult ka kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine ja selle kehtimine nagu annab märku ikkagi sellest, et me aktsepteerime neid leibkondi või neid perekondi siis nagu võrdsetena teiste perekondadega. Samamoodi ka eks see karusloomafarmide keelustamise või selle praktika lõpetamise seadus, et ta ei ole ainult enam, ei puuduta neid enam karusloomafarme, vaid loomulikult seal on teatud sõnum, et seda semiootikat nagu ei saa sellest juriidikast mitte kuidagi lahutada, et muidugi ta on olemas. Ta ei ole tegelikult praktiline, et ma nagu hobi korras õhtuti ja nädalavahetuseti ma pean ühte matkablogi, see on aadressil effortlesshiking.com. Ma olen sellest kirjutanud seal sellise asja kontekstis, nagu millest praegu ka väga popp on rääkida nagu bushcraft. Et see on selline nagu põhimõtteliselt kui ellujäämiskunst natukene, siis kui sa lähed loodusesse ja siis see lõpetatakse inimestele, et mida siis teha ja kuidas endale mingitest puudest ehitada varjualust. Ja siis ma olen ka kirjutanud sellest oma selles blogis, et tegelikult need ei ole väga head praktikad. Ka selle matkamise seisukohast või looduses olemise seisukohast, mul on raske ette kujutada midagi, mis oleks vähem praktiline ja ebamugavam, kui on karusnahksed riided. Sellepärast, et nad on rasked, ei hinga väga hästi, tõenäoliselt kui saavad märjaks, siis on neid nagu keerulisem kuivatada, et tegelikult tänapäeval see rõivetehnoloogia on ka jõudnud sinna, et kui sa oled kuskil pikalt pead olema väljas või lühikest aega või mis iganes, eks ole, tegelikult siis need lahendused, mis on tänapäeval olemas, tehnoloogilised lahendused kanga tehnoloogias on märksa mugavamad, märksa kergemad, paremini hingavad, paremini hooldatavamad, juhul kui sa oled matka ja saad märjaks, seda ikkagi paratamatult juhtub, et need riided kuivavad sul kiiremini seljas ära, et tegelikult see ka nendes bushcrafti videodes väga tihti, et on nagu mingid inimestel seal mingisugune karusnahk veel kaasas seal oma iglu ees panevad siis oma karusnaha maha, et siis lõket teha, et tegelikult see on ju absurd, et miks sa peaksid kandma mingit rasket siis nahatükki kaasas, kui sa metsas oled.